Ma olen täna siin, et rääkida esimest tüüpi diabeediga barbinukust ning jagada oma kogemust selle haigusega. See oli üpris õnnelik juhus. Ma läksin täiesti tavapärasesse tervisekontrolli ning hiljem selgus, et veresuhkur on liiga kõrge. Igapäevaselt ma pean pidevalt jälgima oma veresuhkru taset, oma söögikordi, unetunde. Kuigi see tundub keeruline, siis see on lihtsalt saanud osaks minu igapäevasest elust. Mulle väga meeldib, milline see barbinukk välja näeb. Lisaks sellele, et ka temal on sensor, me näeme väga sarnased välja ning meil on sama värvi juuksed. Barbil on käe peal siin glükoosisensor, mis on ka minul käe peal olemas ning see jälgib siis 24/7 kogu aeg meie veresuhkrut ja saadab telefoni kogu aeg infot selle kohta. Tal on samuti ka insuliinipump, mida mina kunagi kasutanud ei ole, aga see on just väiksematele lastele ja kes on saanud äsja diagnoosi, väga kasulik. Ning tal on lisaks ka üleni sinine outfit ja riietus, mis on diabeedi värv. Ma arvan, et see on väga oluline, kuna kui mina olin pisem, siis sellist asja kunagi ei olnud ja see tekitab justkui tunde, et sa oled normaalne ja tavapärane ja aitab sul selle diagnoosiga rohkem sõbraks saada ja et sa ei tunne ennast nii võib-olla välja jäetuna alguses. Ma arvan, et see on ääretult tähtis, kuna see õpetab lastele juba varasest east, et see on okei olla teistsugune ja et sa ei pea teisi selle pärast kuidagi maha tegema või neid teistmoodi hukka mõistma, et see on normaalne. Ma loodan, et mida rohkemate inimesteni see jõuab, seda parem, kuna see näitab, et diabeediga saab elada täisväärtuslikku elu ja just sellised sammud ning see barbinukk aitab teistel inimestel sellest paremini aru saada. Aga ma soovin, et lapsed mõistaksid ja saaksid aru, et see, kui sul on sensor käe peal või pump kõhu peal, ei tähenda, et sa oled kuidagi vähem tavaline, vaid see lihtsalt näitab, et igalühel on oma lugu.